Šveik oli juba 3. päeva välipreester Otto Katsit tentsikuks, kuid välipreestrit ennast oli ta selle aja sees ainult 1 korra näinud. 3. päeval tuli ülemleitnant Helmichi tentsik ütlema, et Šveik tuleks ja koristaks oma välipreestri ära. Teel jutustas ta Šveikile, et välipreester oli ülemleitnandiga riidu läinud ja klaveri puruks peksnud, ise aga on maani täis ega taha koju minna. Ülemleitnant Helmich on samuti porujommis, visanud teine välipreestri koridori ja see istub nüüd ukse kõrval maas ning magab. Kui Šveik kohale jõudis, hakkas ta välipreestrit raputama ja kui too mõminat tegi ning silmad lahti lõi, tõsti Šveik käe kõrva äärde ja ütles, teatan alandlikult, härra Feldkuraat, olen siin. Mis te siit tahate? Teatan alandlikult, ma pidin teile järele tulema, härra Feldkuraat. Te pidite mulle järele tulema, aga kuhu me siis läheme? Koju, härra Feldkuraat. Miks ma pean koju minema? Kas ma pole siis kodus? Teatan alandlikult, härra Feldkuraat, te olete võõra maja koridoris. Aga kuidas ma siia sattusin? Teatan alandlikult, te käisite võõrsil. Võõrsil ei käinud. Te eksite. Šveik upitas välipreestri üles ja pani seinanajale püsti. Välipreester vankus ta käes ühte külge ja teise külge ning vajus Šveikile peale, öeldes seejuures, ma kukun teie käest maha. Lõppude lõpuks läks Šveikil korda välipreestrit seinanajale suruda. Välipreester jäi oma uues asendis uuesti tukkuma. Šveik äratas ta üles. Mis te tahad? Küsis välipreester, tehes asjatu katse seina mööda alla libiseda ja maha istuda. Kes te olete? Teatan alandlikult, olen teie tentsik, härra Feldkuraat, vastas Šveik, litsudes välipreestri uuesti vastu seina. Mul ei ole mingit tentsikud, mõmises välipreester suure vaevaga, tehes uue katse Šveiki najale langeda. Ma ei ole mingi Feldkuraat, ma olen siga, lisas ta joobnu otsekohesusega. Laske mind lahti, härra, ma ei tunne teid. Kas te tunnete Otto Katsi? See olen mina. Ma olen käinud piiskopi enda juures, röökis välipreester paraduksest kinni hoides. Vatikan tunneb mind, saate aru? Šveik jättis teatan alandlikult sinnapaika ning jätkas välipreestriga juttu täiesti sõbramehelikul toonil. Ta põrutas, lase lahti, ütlema sulle või ma virutan. Lähme koju ja lorril lõpp ja mitte üks piuks enam. Välipreester laskis uksest lahti ja vajus Šveikile selga. Lähme siis pealegi kuskile, ainult subi juurde ma ei lähe, ma olen seal võlgu. Šveik litsus ta uksest välja, tõukas tänavale ja hakkas teda mööda trotuaari kodu poole tassima. Mis isand see on, küsis keegi pealtvaataja tänaval. See on mu vend, kostis Šveik, ta sai puhkust, tuli mind vaatama ja tegi suurest rõõmust väikesed napsid. Ei arvanud, et leiab mind elavate kirjast. Välipreester, kes oli kuulnud viimaseid sõnu, hakkas ümisema mingit operetiviisikest, ajas end möödujate ees sirgeks ja küsis, kes teist surnud on? Ilmugu 3 päeva jooksul korpusestaapi, et tema laip saaks püha veega üle pritsitud. Voorimeeste seisukohal pani Šveik välipreestri seinanajal istuma ja läks ise troskat kauplema. Pika kauplemise peale jäi üks voorimees nõusse teda koju viima. Šveik läks välipreestri juurde tagasi. See magas. Keegi oli võtnud ta peast musta kõvakübara ja ära viinud. Šveik ajas ta üles ja toimetas voorimehe abil troskasse. Troskas läks välipreestri peast täitsa jaburaks, pidades Šveiki polkovnik Justiks 75. elave polguste korda saina. Ära pahanda sõber, et ma sulle sina ütlen, ma olen siga. Silmapilguks näis, et troska rappumine tänavasillutisel toob ta mõistuse juurde, kuid juba järgmisel silmapilgul muutus ta jälle täiesti segaseks ja pöördus ühte silma pilgutades Šveiki poole. Kuidas käib teie käsi, madam? Kas te kavatsete suveks ka kusagile maale sõita? Küsis ta veidi aja pärast ja kuna ta nägi kõike 2-kordselt, osutas ta sõrmega Šveikile ning lisas, teil on juba täiskasvanud poeg?
kas sa istud paigal, käratas Šveik, kui välipreester tahtis Troska istmel püsti ronida. Ära arva, et ma sust jagu ei saa. Välipreester jäi vait ja vahtis ainult oma väikeste siasilmadega Troskast välja, mõistmata mõhkugi, mis temaga õieti lahti on. Siis kaotas ta igasuguse huvi ümbritseva vastu, pöördus Šveiki poole ja lausus laisalt: proua, andke mulle siin tualetis esimene klass. Ja samas katsus ta pükse maha lasta. Tõsta kohe püksid üles, siga, karatas Šveik. Sind teavad niigi juba kõik voorimehed, ühe Troska sa oksendasid täis, nüüd tahad veel seda ka teha. Ära arva, et sa jälle maksmisest pääsed nagu viimane kord. Välipreester langetas pea melanhoolselt käe najale ja alustas laulu. Ei kellelgi ole must kahju. Äkki jättis oma laulu katki ja tähendas: vabandaja, armas sõber, te olete loll. Ma võin laulda, mida ma tahan. Siis tahtis ta arvatavasti mingit viisi vilistada, kuid selle asemel kostis tema suust nii võimast, et Troska jäi seisma. Kui nad Šveiki käsu peale jälle oma teed jätkasid, hakkas välipreester suitsule tuld panema. Ei võta tuld, ütles ta hastades, olles terve doosi tikke üles rapsinud. Te puhute mul tule ära. Siis aga kaotas ta äkki jälle mõtteniidi ja pahvatas naerma. Küll on naljakas, et ainult meie üksipäini olemegi trammis, eks ole, härra kolleeg. Ja ta hakkas taskutes tuhnima. Ma olen pileti ära kaotanud, öeldis ta, pidagi kinni, pilet tuleb üles leida. Siis viskas ta tülpinult käega. Las sõidab. Siis hakkas ta Troskat rongiks pidama, toppis pea välja ja kisendas üle tänava tšehhi ja saksa keeles. Nürnberg, ümber istuda. Šveik tiris ta enda kõrvale tagasi ja välipreester unustas rongi, hakates igasuguste loomade ja lindude hääli järele aimama. Kõige pikemalt jäljendas ta kukke ja tema kokeleegu kõlas võidukalt Troskast välja. Mõneks ajaks muutus ta üldse väga agaraks ning püsimatuks, tegi katset Troskast maha ronida ja sõimas inimesi, kes Troskast möödusid, kaabakadeks. Siis viskas ta ninarätiku sõidukist välja ja pistis röökima, et peetaks kinni, sest olevat oma pakid kaotanud. Äkki haaras välipreestrit mingi kurvameelsuse tulv ning ta hakkas nutma, püüdes Šveikilt teada saada, kas tal on olnud ema. Ma olen üksi maailma peal, inimesed, kisendas välipreester Troska aknast välja. Halastage mu peale. Ära tee mulle häbi, noomis teda Šveik. Jäta järele, muidu ütleb igaüks, et sa oled juua täis. Ma ei ole tilkagi võtnud, sõber, vastas välipreester. Ma olen täitsa kaine. Härra, jätkas ta siis ainult, kallis sõber, andke mulle vastu kõrvu. Üks või mitu korda, küsis Šveik. 2 korda. Säh. Välipreester luges kuuldavalt kõrvakiile, mis talle anti ja naeratas seejuures õndsalt. See on seedimisele väga kasulik, tähendas ta. Ta tekitab isu. Andke mulle veel kord vastu vahtimist. Tänan südamest, hüüatas ta, kui Šveik aega viitmata tema soovi rahuldas. Ma olen väga rahul. Nüüd olge hea, rebige mul vest puruks. Ma tahaksin midagi, kisendas välipreester, kuid ma ei tea nimelt mida. Ega te ei tea, mida ma tahan. Ta laskis pea täielikus ükskõiksuses longu. Mis mul sellega pistmist, mis ma tahan, märkis ta tõsiselt. Ja teil, härra, pole sellega samuti mingit pistmist. Ma ei tunnegi, mis asja te jõllitate mulle sedasi otsa. Kas te oskate vehelda? Ta muutus silmapilk agressiivseks ja katsus Šveiki istmelt maha rabada. Kui Šveik oli teda rahustanud, küsis välipreester, kas täna on esmaspäev või reede. Samuti tundis ta selle vastu huvi, kas praegu on detsembri või juunikuu ja avaldas üldse suurt annet esitada kõige erinevamaid küsimusi, nagu kas te olete naise mees? Kas teile meeldib gorgonzola? On teil korteris lutikaid? Kuidas elate? Kas teie koeral on pojad olnud? Siis muutus ta avameelseks.
Ta jutustas, et on võlgu säärsaabaste ratsapiitsa ja sadula eest, et oli mõni aasta tagasi tripperit põdenud ja arstinud seda hüpermangaanikumiga. Tõsi jutt, ma olen sind kusagil varemalt näinud, hüüatas välipreester, katsudes Šveiki kaelustada ja talle oma ilase suuga musi anda. Me oleme ju koos koolis käinud. Sa oled tore poiss, tähendas ta õrnalt ja silitas oma jalga. Küll sa oled sellest ajast peale suureks kasvanud, kui ma sind viimati nägin. Siis langes ta põlvile ja hakkas lugema palvet ole tervitatud, neitsi Maarja, naerdes seejuures täiest kõrist. Kui nad tema korteri eest kinni pidasid, oli teda väga raske troskast välja saada. Me ei ole veel kohal, röökis ta, appi mind röövitakse, ma tahan edasi sõita. Ta tuli troskast sõna otseses mõttes välja urgitseda nagu keedetud tigu karbi seest. Hetkeks näis, et ta rebeneb tükkideks, sest ta oli end jalgade abil istme külge haakinud. Seejuures möörgas välipreester naerda, et oli saanud neile vembu mängida. Te rebite mind puruks, härrad! Siis tiriti ta läbi paraadukse ning mööda treppi oma korterisse ja visati nagu kott diivanile. Ta teatas, et ei maksa auto eest, kuna ei ole autot tellinud. Te tahate mind tüssata, seletas välipreester, pilgutades Šveikile ja Voorimehele tähendusrikkalt silma. Me käisime ju jalgsi. Äkki viskas ta oma kukru suure meelsuse hoosu Voorimehe kätte. Võta kõik! Ich kann bezahlen. Üks kreutzer ees või taga. Õieti oleks ta pidanud ütlema 36 kreutzerit ees või taga, sest kukrus polnudki rohkem. Voorimees pani välipreestri juures toime põhjaliku läbiotsimise, seletades seejuures, et välipreestrit tuleks tublisti tümmitada. Tümmita pealegi, vastas välipreester. Sa arvad, et ma välja ei kannata? Ma kannatan sinu käest 5 kõrvakiilu välja. Välipreestri vestitaskust leidis Voorimees 10 hellerit ja läks ära, needes oma saatust ning välipreestrit, kes oli tema aega viitnud ja teenistuse nahka pannud. Välipreester jäi pikapeale magama. Ta tahtis igasuguseid asju ette võtta, klaverit mängida, tantsutundi minna ja endale kala praadida. Siis lubas ta Šveikile oma õe, keda tal polnudki. Siis palus ta, et teda voodisse kantaks. Viimaks jäi ta magama, teatades oma soovist, et teda ikka inimeseks peetaks, kes olevat niisama palju väärt kui siga.